No tšau, mina olen Erik Orgu, toitumisnõustaja, aga siin selles videos ei tule sõnakestki juttu toidust, võib-olla paar sõna, aga suures osas me hakkame rääkima minu majast. See on nüüd tegelikult noore Eeriku unistus, sest usu või mitte, aga kunagi ma tahtsin saada tegelikult arhitektiks. Ja nüüd siis 30ndate lõpus avanes mul ka see võimalus ja tugev tahe lõppude lõpuks siis valmis ehitada enda maja. Ja siin ta on. Ma arvan, et me läheme kohe viskame täpsema pilgu sellele majale peale, aga enne ütleksin veel paari asja. Ma tahaksin rääkida siis maja toonidest ja siinkohal läksin mina siis 3 tooni peale ja need on siis pähkelpruun, must ja helepruun terrassi ümber. Ja ma arvan, et see harmoneerub suurepäraselt selle ümbritseva keskkonnaga, sest päris mingit sellist tumedat või heledat asja ma lihtsalt ei näinud siin ja need on sellised ilusad looduse värvid, ma arvan. Varsti hakkate siis nägema sellest majast kaadreid nii väljast kui ka seest. Ja siinkohal tahaksin sulle öelda seda, et maja disainil lähtusin ma sellest, milline on siis see ümbruskond siin, kuhu ma selle maja ehitasin ja milline või siis kes olen mina. Nii et see maja tegelikult koos selle ümbruskonnaga sümboliseerib siis osakest minust. Nii et ma loodan, et meeldib. Ja kui me räägime maja välisest disainist, siis üks asi, mis oli minu jaoks väga-väga oluline, oli siis see, et majal oleks võimalikult suured aknad ja õnneks sain ma oma tahtmise ja suuresti tänu siis koduaknale, sellepärast et nemad tulid minu, kuidas ma ütlen siis, nõudlikkusele vastu ja tegid mulle siis täpselt nii suured aknad, et see oleks kõik veel turvaline ka. Ma hakkasin tehnilist juttu rääkima, aga kui aknad on liiga suured, siis nad võivad katki minna või midagi sellist ära painduda. Ja me jõudsime siis lõppude lõpuks koostöös sellise lahenduseni, et mul on võimalikult suured aknad, mis ongi tegelikult maksimaalne suurus, mida ma siia panna saan. Ja selle kõige juures kõik on turvaline ka. Ja maja igale ruumile sai siiski pandud täpselt nii suur aken, kui seal olla võiks. Ja osad inimesed on nagu öelnud, et kas natuke liiga palju seda klaasi pole, ma ütleks, et ausalt öeldes ei ole. Ja kui väga punnitada, siis võiks isegi natukene rohkem seda olla. Ja küsitud on ka selle kohta, nüüd ma olen siin majas elanud nii külmaga, sest talvel ma sain siia sisse, kui ka soojaga. Ja väga paljud inimesed on öelnud mulle seda, sõna otseses mõttes paljud inimesed on öelnud seda, et nii suur klaasipind hakkab nii-öelda väga efektiivseks külma seinaks, mis tähendab seda, et maja ei hoia hästi soojust. Ja siinkohal ma ütlen kõigile teile, kes tahavad ka suuri aknaid, sest oi kui tihti ma näen maju, mis on ilusad majad, aga imepisikesed aknad ja võib-olla sel põhjusel, et kardetakse, et külm hakkab sealt läbi tulema. Ja ma ütlen teile siinkohal kohe ära, et see maja hoiab väga hästi sooja, isegi selliste suurte akendega igas ruumis. Ja need suured aknad said siis pandud mulle magamistuppa, mis on seal üleval, elutuppa, kööki, vannituppa ja WC-sse ja maja välisuks on ka nii-öelda klaasist, aga see tuli kusagilt mujalt, aga kõik need eelnevalt nimetatud ruumid on siis koduakna poolt, kes siis tõesti pingutas päris korralikult, et saaks nagu sellise tulemuse lõppude lõpuks. Ja üks asi, mida ma veel tahtsin nendelt suurtelt akendelt ja sellelt tervet majalt tegelikult on siis funktsionaalsus, mis tähendab seda, et igast ruumist, välja arvatud siis vannitoast ja WC-st ja magamistoast ka, saab siis tegelikult välja ja sisse käia. Nii et siin ta on. Lihtsalt ma võin siit elutuppa minna, köögist ma võin kööki minna ja nii lihtne see ongi. Ja kui ma tahan väga palju värsket õhku, siis ma teen magamistoa aknad lahti, mis avanevad täpselt samamoodi. Aga visake pilk peale nendele akendele väljaspoolt ka, nendele kõikidele ruumidele, mis ma siis rääkisin. Nii, järgmine asi, mille koha pealt mul oli siis väga-väga eriline soov, nõue võiks isegi lausult öelda, olid siis videokaamerad ja neid mul on siis maja peal kokku 4 tükki, 1, 2, 3 ja 4. Ja nende puhul oli mul kindel soov, et see kataks siis nii-öelda maja 360 kraadi. Ja osad inimesed ütlevad mulle, et kas sa ei karda metsas elada. No ei karda selles suhtes. Ja teised ütlevad, miks sul neid videokaameraid siia vaja on. Täpselt sel põhjusel ongi, et majast väljumata ma näen, mis toimub maja väljas ja väga hästi näen, sest need kõik on HD kaamerad. Lisaks filmivad need öösel ka HD-ga ja
ilmselgelt värviliselt ka, nii et suurepärane valik sai tehtud nende poolt mulle pakutud ja mina siis võtsin selle pakkumise vastu ka. Ja mida ta siis veel teeb, on see, et liikumisandur on see ühtlasi ka. Nii et kui ma olen majast eemal või kui ma olen kodus, kui ma olen kodus, siis mingil määral tegelikult see äpp töötab mul justkui nagu uksekell, ehk siis ma saan teada ennem kui keegi majale lähemale, kui 25 meetrit tuleb, saan juba teada, et keegi on tulnud siia ja see on selles mõttes suurepärane ja kui maja ümber on mingisugune liikumine, hüppab siin mingi kits jookseb mööda või mingi rebane liigub või mis iganes, siis tean ma selle kohta ka ja kui ma eemal olen, siis ma saan kogu aeg tegelikult märguandeid, kui midagi maja ümber toimub, siiamaani tegelikult peale mõne looma mitte midagi nagu juhtunud ega liikunud polegi. Aga igal juhul ma ütleksin niimoodi, et kaameraid kindlasti soovitan kõikidele nendele inimestele, kes tahavad oma kallil armsal kodul või kindlusel, kuidas iganes keegi seda nimetab, silma peal hoida ja hoida silma peal siis kogu aeg, sest need töötavad kogu aeg, salvestavad ja annavad teavitusi, kui mingit liikumist on ja ma ütleks ausalt öeldes, et see annab mulle väga palju meelerahu ja siinkohal ma ütleksin videokaamera kohta sellist asja, valvekaamera võib-olla on isegi õigem öelda, et parem omada ja mitte vajada, kui vajada ja mitte omada, aga siinkohal mina vajan ja oman neid, nii et siinkohal suur tänu Hikvisionile ja kes tahab samuti endale väga häid videokaameraid maja või siis krundi peale paigutada, siis kindlasti pöörduge nende poole, sest nende professionaalsus lihtsalt on nagu kõige kõrgemal tasemel ja saate sealt kõik, mida te vajate. Soovitan soojalt. Nii, ja ennem kui me maja seespoolt vaatama läheme, siis ma tahaksin ühele väga erilisele asjale veel tegelikult tähelepanu pöörata ja see on siis minu rand. Nimelt mul oli siis circa 35 ruutu välispinda, mille pidi siis millegagi kuidagi ära katma ja mul oli paar mõtet peas, aga ma valisin nendest enda arvates siis parima, mis on siis tuua siia 4,5 tonni sõelutud puhast liiva, nii et kui on ilus päikepaisteline ilm, siis ma ei pea olema kõva terrassi peal või tooli peal istuma, vaid ma viskan rannalina siia liiva peale ja lihtsalt lebotan seal, kuulan muusikat, loen, olen ka grilli siin tegelikult teinud ja väga rahul olen endaga ja ma arvan, et selline merelähedane maja täpselt seda vajaski oma sellist väikest liivaranda. Aga nüüd lähme juba sisse. Tule! Üks asi, mis on nüüd köögi ja elutoa puhul on väga tähtis minu jaoks, on siis see, et ma saaksin neid ruume eraldada. Ja selleks panin ma siis siia sellise erilahenduse, et ma saan tõmmata siia klaasseina vahele, mis võtab ära siis täielikult lõhna, kui ma köögis kokkan. Ja võtab ära ka osa heli. Ja nüüd, kui ma tahan, siis ma saan tegelikult selle osa jätta ukseks. Ja mis veel väga tähtis on minu jaoks see, et kui ma tahan, siis ma saan köögi ja elutoa teha nii-öelda 8 eraldiseisvaks ruumiks ja siinkohal tulid jällegi appi mulle siis avaeksperdid, tänu kellele siis sain ma siia endale sellise kaardina, selle kaardina nimi on siis London ja kui ma nüüd selle siia ette tõmban, siis nagu sa näed, ongi mul kööki põhimõtteliselt siit näha pole ja kui ma keeran seda, siis ma saan reguleerida ja mul on sisuliselt siis selline sein siia loodud. Nii et siinkohal jällegi suur tänu avaekspertidele, sellepärast et nemad tegid selle võimalikuks, sest ma oma peaga ei suutnudki mõelda, mis lahenduse ma siia panen, aga lihtsalt see Londoni kaardin on suurepärane ja kui nüüd ühe trikki veel näidata, siis tavalise lamellkaardina puhul, mis mul on siis mujal, seda teha ei saa. Olgugi, et need on väga head kaardinad, siis selle puhul on selline trikk, et lihtsalt tulen läbi, kui tahan ja ongi kõik. Nii et see on täielikult eraldatud siis köök ja elutuba ja ma saan lihtsalt nautida siin privaatsust või seal köögis privaatsust. Nii, ja nüüd oleme siis kardinatest siin rääkimas ja mul oli kardinate suhtes väga konkreetne soov.
kas ma ütlesin väga või? Jah, väga konkreetne soov, sellepärast et suured aknad vajavad tegelikult suuri ja ilusaid kardinaid ja siinkohal tulid mulle appi siis avaeksperdid ja mul oli nagu visioon ees küll, sest ma olen nagu kontorites näinud sellist kardinat, võib-olla sina oled ka kuskil näinud, et tunduvad sellised suht nagu ametlikud asjad, aga me leidsime täpselt sellise tooni ja lahenduse, et see sobib ideaalselt koduga ja nende ruumidega, kuhu ma siis tahtsin panna siis selliseid riba lamell kardinaid. Ja need kõik kardinad, mis ma siia majja panin, on lisaks veel pimendava funktsiooniga ka, sellepärast, et kui nagu te näete, suured aknad on ju, tähendab palju valgust ja valge ajal siis juba see valgus tuleb väga varakult tuppa, aga mõnikord ma tead, öösel niimoodi või vara hommikul niimoodi kõnnin majas ringi ja siis ma ei tahaks seda valgust saada, sest see tegelikult rikub une kvaliteeti kokkuvõttes. Ja siis ongi lihtsalt see, kus ma saan teha sellise lükke, et pimendan, nii-öelda blokeerin siis valgus ära lihtsalt, põmm. Ja nüüd on niimoodi, et kui kõik tuled kustu panna igalt poolt, siis tuba on selline 80% hämar, mis ongi vajalik, kui tahta siis nii-öelda pimedat keskkonda luua ruumis sees. Nii et siinkohal sai jällegi hea valik tehtud. Ja disaini mõttes ka, kui siit natukene valgust niimoodi sisse piilub, siis tegelikult on nende välimus ikkagi päris selline omapärane, et mulle meeldib, mõnikord ma lihtsalt panengi kardinad niimoodi ette sellepärast, et lihtsalt seda kõike ägedat visuaalset efekti näha. Ja järgmiseks vaatame siis lähemalt mu kööki ja öeldakse, et köök on kodusüda. Okei, tegelikult ma ei tea, kas seda öeldakse või mitte, tundub loogiline asi. Ja köögi puhul, nagu te minu puhul võite arvata, on väga-väga suur roll siis minu elus ja minu majas. Ja sel puhul ma tahtsin kööki endale ilmselgelt mööblit, mis mulle meeldiks, aga mis veel olulisem, et see tehnika, mida ma siia kööki panen, ehk siis kõik, mis on toiduga seotud, toidu valmistamisega seotud, oleks nii hea, kui veel vähegi olla saab, sellepärast, et nagu ei tahaks selliseid poolikuid lahendusi ja siinkohal otsustasin mina siis valida endale köögitehnika Neffilt ja üks seade on ka tegelikult Boschilt. Ja miks ma need võtsin, oli sellepärast, et ma käisin, Neff kutsus mind mitu aastat järjest oma nii-öelda kokkamisüritustele ja sealt mulle see külge jäigi, kui ma seal nägin, kui hästi töötavad seal need ahjud, millised funktsioonid seal kõik peal on, kui hästi töötab see pliit, nõudepesumasin, mis funktsioonid veel selle peal on ja muidugi külmkapp, mis on väga oluline. Ilma selleta on üldse kogu see toidumaailm täiesti pahupidi ja minu soov külmkapi puhul oli see, et ta oleks ikkagi nii-öelda mitte kahepoolne, vaid ühepoolne ja võimalikult suur ja üks asi, mis veel ülitähtis oli siis see, et see külmkapp oleks ka musta värvi, sest kõik muu siin tehnika, külmkapp, ahi, pliit ja nõudepesumasinat ei näe, aga see ka on tegelikult sellises mustas toonis ja see on minu jaoks disaini poolt väga-väga oluline ja muidugi funktsionaalsus selles mõttes nendel kõikidel seadetel on ikkagi viimase peal. Külmkapp, mul pole elu sees sellist kogemust olnud, et külmkapp hoiab nii hästi, nii õiget temperatuuri ja teeb piiksu, kui uks jääb lahti, see on teistel külmkappidel ka peal, aga lihtsalt see, et ühtlane temperatuur on tavaliselt, ma pidin niimoodi tegema, pidin alla panema teatud asjad, üles teatud asjad, et siis see temperatuuri mängimine oli nagu nii teistsugune, aga selle külmkapi puhul pole vahet, kas ma panen üles riiulile, alla riiulile, sügav külmas ükstapuha kuu kohta, ta ei lähe jäässe, see on lihtsalt fantastiline külmkapp, ilma selleta ma ei kujuta ette, kuidas ma siiamaani elanud olin. Ja muidugi järgmiseks ahi, millel on mustmiljon funktsiooni, lisaks veel wifi võimekus ka peal ja siin on nagu sellised eripärad, et ukse saab ära peita, ei kõrveta ennast vastu seda ära, siis paneb tagasi selle, lisaks selle ahjuga saab aurutada ka, see on nüüd eriti lahe asi, kus siit sõidab nagu paneel, sõidab eest lahti, ma tõstan selle ette ja siis siit saan veepaaki täita, kui selleks on vajadus ja siit läheb tagasi. Küll ma alguses leiutasin, kuidas ma sinna veepaagini jõuan, aga siis, kui ma seda nuppu lõpuks vajutasin, teeme seda ühe korra veel, see oli nii äge lihtsalt. Nii, täielik transformer ahi, ma ütlen. Ja kõik need funktsioonid, mis siin peal on, kõik leivad, lihad, aurud, kõik asjad on peal, et ühesõnaga kokkamishuvilise täiesti vajalik asendamatu asi. Nii, järgmine asi, mis mul siin on siis pliit. Pliiti ma teadsin kohe, kui ma Neffi koolitustel käisin, kokkamisüritustel, siis nendel kõigil, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli siis pliit selline, millel kubu
on pliidi keskele pandud, see on siis söefiltritega ja ei pea seda kõike majast välja viima, vaid see lihtsalt puhastab selle õhu ilusti kenasti ära. See on ka grillplaat, mis siis käib täpselt selle sama ahjuga kaasas ja ma ütlen ausalt, see pliit on mind natukene nagu laisaks teinud, et ma nii väga enam ei kipu õue minema grilli põlema panema, sellepärast et see grillplaat annab täpselt sama tulemuse selles mõttes. Ja siit edasi saangi siis kõiki asju teha, aga see kubu on just sest mulle selline kubumajandus ei meeldi. Ma tahan, et mul oleks ilus kappmööbel. Mul on selline LED-pult, on ju, et saan selle panna plaks põlema ja siis mul on siin kõik tore, saan timmerdada. See ei puutu muidugi asjasse praegu, aga see on väga lahe lahendus. Ja siis nõudepesumasin. Ilmselgelt ma tahtsin, et see oleks suur ja suur ta on, et seda siis niimoodi täita. Nii, mustad nõud juba ootavadki siin sees, on ju, et seda saab siis täita niimoodi, et ma ostsin täpselt nii palju nõusid, et ma saan selle nõudepesumasina täiesti täis laadida. Lisaks ma saan ahjuplaadid siia ka veel sisse panna, kui on vajadus ja peseb ta kõik mul ideaalselt, briljantselt puhtaks kõik. Nii et siinkohal tänan Neffi, et nad selles projektis kaasa lõid ja soovitan kõigile soojalt, sellepärast et nendes masinates te pettuma ei pea. Lihtsalt fantastika. Kõik töötab täpselt nii, nagu üks köögiseade töötama peaks. Nii, ja nüüd oleme siis minu vannitoas, mis on minu jaoks vähemalt väga eriline koht, sellepärast et mulle jubedalt vesi meeldib ja duši all meeldib olla, vannis meeldib olla ja siis ma mõtlesin, kuidas ma selle kõik ühendada saan. Ja ma otsustasin, kuna ma poest ei leidnud sellist vanni, nagu ma tahaksin, isegi ligi lähedast mitte, siis ma pidin lihtsalt ise laskma endale siia vanni ehitada. Ja nüüd see, mille ääre peal ma istun, ongi tegelikult vann ja seda vanni pinda on siin peaaegu 3 ruutmeetrit, nii et ma saan siia sisse istuda, jalad sirgeks lükata ja lasta mõnusa sooja vee sisse, kui ma tulen näiteks kusagilt surfamast või mõnikord lihtsalt talvel on selline sooja vanni isu peal ja siis see suur aken muidugi teeb täpselt sellise tunde, et ei pea kuskil väljas nagu ligunema, vaid lihtsalt see visuaal on jällegi olemas, et ma saan vaadata aknast välja, olla siin vannis, nautida seda kõike mõnusalt nii hubaselt kui veel vähegi võimalik. Ja kui ma tahan, siis lihtsalt panen duši tööle, värgid-särgid ja ega selline vanni ehitamine ei ole naljaasi, selleks on ikkagi väga osavaid vendasid vaja ja selle vanni aitas mul siis ellu tuua plaadišefid ja üks väheseid asju, mis siin majas on täiesti veatu ja laitmatu kvaliteediga tehtud. Ma olen kuulnud inimesi küll ja küll, et kui nad ei ole oma plaatijatega rahul ja ei saanud soovitud tulemust, aga nagu te ise näete, siis see vann on tehtud kõik nurkade all, kõik jookseb ilusti suurepäraselt ja siinkohal plaadišefidele suur aitäh, et nad aitasid sellise väga olulise asja minu jaoks täiesti ideaalseks lihtsalt teha. Nii et piska pilk peale ja väike aste on siin ka ja no nii, see oli siis minu elu esimene maja, kas ka viimane, seda ma ei oska öelda, aga igal juhul ma loodan, et sulle see meeldis ja veel rohkem ma loodan seda, et sa said siit inspiratsiooni, motivatsiooni ja julgust, et teha ise ka kunagi selline asi ära, et ehitada valmis oma unistuste maja. Ja nüüd see video ongi läbi, teil on aeg lahkuda ja mul on aeg chillida. Ciao!